Tere, head Kagu Raadio ja Youtube'i, Kagu Raadio kuulajad ja Youtube'i vaatajad. Algamas on Toomas Pauri autorisaade ja minu saatekülaliseks on meie kõigi poolt tuntud ja armastatud Maik Kalamus. No tere, Maik, No, Ameerika mees. no tervitus. No, ma ei tea, kui Noh, armastatud, võib-olla rohkem kurikuulus. kurikuulus jah. No vähemalt kõik teavad sind Eestimaal. Ja mis kõige tähtsam, et sa oled juba aastaid olnud Ameerikas, oled targaks saanud ja oskad ka meid õpetada, aga täna me räägime kahest teemast. Üks on siis, millest kõik terve maailma räägib, ma ei tea, miks ennem ei räägitud, see on Jeffrey Epstein. Epstein, kes on küll juba surnud mees, sellist meest taga rääkida on natuke näotu, aga iga päev seda tehakse. Ja ma imestan, et miks Ameerika Ühendriikides, USA-s sai selline mees aastakümneid tegutseda. Kõik suured isandad, riigiisandad olid tema juures ja nüüd siis ajavad seda teemat püsti ja sõimlevad ja näitavad üksteise näpuga. Räägi meile, tavalisele eestlasele nagu minule, kuidas see asi algas ja miks ta nii kaugele jõudis sellises riigis nagu USA. Ja siin tuleb ajas tagasi vaadata, on selles, et Jeffrey Epsteinil, tal jäi kool pooleli, ülikool pooleli, aga siis üks New Yorgi kool kutsus ta siis õpetajaks. See ei tundub niisugune pisikene asi olevat, aga tegelikult oli see, et kui eelmine Trumpi administratsiooni siis justiitsminister Bill Barr, siis just tema isa oli see, kes siis Jeffrey Epsteini ilma paberiteta võttis siis, vastavate paberiteta võttis siis õpetajaks tööle oma kooli. Nii et tegelikult ta poleks pidanud isegi kvalifitseeruma mitte õpetajaks. No, siit läheme edasi, kui ta koolist pidi ära minema ja miks ta pidi koolist ära minema, oli just see, et oli palju kaebusi, kuidas ta noori tüdrukuid üritas, kuidas seda viisakalt ütelda, seksuaalselt kasutada, siis ta löödi sealt minema. Aga nüüd vaatame edasi. Kohe järgmisena oli tema tööks siis suures investeerimispangas pangahaldurina ja mitte niisama pangahaldurina, vaid siis miljardäride pangahaldurina. Nii et mõtle ise, kui reaalne see asi on. Küsin vahele, et kas ta vahepeal jõudis ka siis mingi rahanduse Ei, kursust läbi käia või koolis käia? ei, ta käis ainult Iisraelis. Ta sai Iisraelis siis kokku sealse peaministriga, kelle perenimi oli Barak, aga eelmine USA president, aga need pole omavahel seotud absoluutselt, aga käis seal ja sai vastava koolituse. Ja me oleme näinud Ameerikas palju, kuidas järsku inimene saab rikkaks, ei mitte kuskilt ja niimoodi tal oligi, et järsku ta sai kulutamisraha $10 miljonit lihtsalt kulutamiseks. Ja muidugi siis ta sai sinna siis pangahalduriks, panga kliendi halduriks, milleks ta ei oleks kvalifitseerinud mitte mingi variandiga. Ja eriti veel siis suurte tähtsate miljardäride omaks. Nii et algus on kohe teada, siin FBI avaldas eile paberit, kus on täpselt kirjas, et ta oli koolitatud, Jeffrey Epstein oli koolitatud siis Iisraeli luure poolt. Nii et siin ei ole enam mitte mingeid küsimusi. Ma segan veel kord vahele, et me jätsime ütlemata, et ta oli, ma ei tea, mitmendat põlve juut, et ta oli täisjuut. No loomulikult ja nende käibki asi nagu natuke teistmoodi, kui me oleme harjunud, et need hoiavad väga kokku, mitte nagu ütleme eestlased ja üldiselt rahade liikumised, asjad käivad neil käepigistusega. Mõtleme kõik see maailma, ütleme kullaärid, väärismetallide ärid, igasugused teemandiärid on ju juutide käes ja eriti teemandiäris ei ole ju, see on ju ajalooliselt nii, et ühtegi paberit ei liigu. Et kõik on usalduse peal. Et või ette kujutada seda asja ja muidugi keskpanganduses siis, maailma panganduses siis juhtiv on, kellele kuuluvad suurem osa keskpangad on ju Rothschildid. Ja ka jällegi siin avaldati mõni päev tagasi kõik siis e-maili paberid ja need on olemas, kes viitsib otsida, on
.world on niisuguses kohas, on kõik tema emailid, asjad üles pandud, kõik pildid üles pandud, kõik materjalid üles pandud, nii et kes tahab, võib ise sinna minna vaatama ja uurima, et äkki leiab veel midagi sellist, mida meie veel leidnud ei ole. Nii et see on, kõik on seal olemas, ütlen veel kord, et see on jmail.world ja seal on siis kõik olemas. Paneme pärastpoole võib-olla lingi ka kuskil, et saate paremini vaadata. Ja seesama siis Jeffrey Epstein, tema kilkas oma emailides tihti, et tema ongi Rothschildide esindaja siis Ameerika maal. Mis võib täiesti nagu reaalne olla, arvestades, et ta sai vaesest kooliõpetajast järsku miljardnäriks. No, miljardnär on siis see, kellel on rohkem kui $1000 miljonit varandust. Nii et, ja muidugi selle raha eest ta sai endale siis soetada vastava saare ja kus ta sai siis teha, mida ta iganes tahtis. Kas oli tehissaar või? Ei olnud, see oli päris saar, see kusjuures asub väga ligidal siis Virgin Airlinesi omaniku saarega, nii et Richard Bransoni saarega, mida kutsutakse ka Virginiks ja kus on ka muidugi tüdrukud, aga sealt ei ole veel mingit skandaali välja tulnud. Ja muidugi tal oli siis uhke häärber, see on siis West Palm Beachil, mis on siis ligidal seal, kus Donald Trump praegult elab. Jällegi ta elas seal ja ta käis ka Trumpi siis Mar-a-Lago klubis. See on nagu kõigil avatud klubi, niisugune, sul peab olema siis vastav liikmed ja liikmemaks, aga ta visati sealt välja, kuna tuli kaebusid noorte tüdrukute poolt, et see mees käperdas ja Donald Trump pani talle täieliku keelu peale, et ta ei tohtinud üldse sinna isegi ligidale tulla enam. Nii et kes siin ütlevad, et Donald Trump ta sõber on, need on nii absurd jutud, et kusjuures eile vaatasime, BBC pani ikka üles ühe vana pildi, kus ta näitas, et Donald Trump on siis Epsteini tüdrukutega, aga tegelikkuses on see tehtud pilt 1988 Mar-a-Lagos, kus oli siis Hawaii iluduse võistlused ja siis seal oli tehtud, kuna tema oli korraldaja, oli tehtud pilt. Nii et siiamaani tehakse seda jama. Muidugi Delfi ka avaldas täpselt selle sama pildi ja muidugi süüdistuse, aga selline see maailm on, et lükatakse palju sihukest valeinfot, üritatakse seda kõrvaljuhtide tähelepanu, mis siis tegelikkuses maailmas toimub. No, Trump on kõva käega president ja teeb suuri korrektiive ka oma riigis, et korda majja lüüa immigrantide üle ja loomulikult ei toetada enam Ukrainat, võib-olla natukene ainult siis nõuandetega, aga mitte otseselt ja sellepärast ongi paljudele muutunud vihavaenlaks ka siin meie oma eestlastele. No, see on muidugi eraldi saadet väärt, mis siis Eesti poliitikud korda saatnud on. Et siin kuluaarides USAs ma kuulen, kuidas põhimõtteliselt Eesti poliitikud on suutnud USA administratsiooni nii närvi ajada, et põhimõtteliselt on Eesti muutunud nagu niisuguseks paariariigiks, kes klähvib nii USA kui kõigi teistega, eriti Tsahkna. Tsahknast siin on räägitud seda, et ta käib, ma ei tea, kui tõsi see on, sest ma ise näinud ei ole, see on jällegi naised saunas rääkisid, aga nad räägivad päris kõrgel tasemel seda, et Tsahkna käib siis joomas Ukrainas ja pidu panemas ja muidugi muidu lõbutsemas. Ja see ei ole nagu poliitikule niimoodi kohane, eriti kõrgele poliitikule. Ja mis Gröönimaa asjas oli, kuidas nad Gröönimaa seda USA poolset nõudmist mõnitasid ja ka laimasid, nii et kui paned tähele, siis Eestit ei ole kutsutud sinna sama nüüd rahulauda, millest me eelmine kord rääkisime, nii et kahjuks on see Eestile tohutu põntsu pannud, mis siin nüüd Eesti poliitikud korda saatnud on. Aga see selleks, et räägime Epsteinist edasi. Et just see sama, kus ta nüüd West Palm Beachil elas, oli samamoodi, kutsuti alaealisi tüdrukuid, nii 13-14, kes ei teadnud asjast mitte midagi, kutsuti suure raha eest, et vastavalt Jeffrile käia siis massaaži tegemas. No asi lõppes alati mitte massaažiga,
vastavalt tehti mida iganes taheti nende tüdrukutega. Ja eriti otsiti niisuguseid vaesemaid tüdrukuid, kes ei suutnud ennast kaitsta. Siit edasi kohalikud tüdrukud siis andsid asja West Palm Beachi politseisse, aga seal see asi kuidagi lahtus ära. Nüüd pärastpoole, kui avaldati siis nimekirjad, kes käisid seal samas saare peal, siis oli ka muidugi see sama West Palm Beachi süüdistaja käis seal mitu korda. Nii et noh, see oli, kõik oli üks sama süsteem. Ja kuna seal taga oli ikkagi luure, siis asja põhimõte oli selles, et miks see saar üldse tehti seal. West Palm Beachil läks asi natukene, Floridas läks natukene asi kuumaks. Paljud inimesed said pahaseks, aga selle siis tekski tal mõte kasutada rohkem seda saart selle jaoks, sest et see on niisugune, kus kohalikud oli kõik kinni makstud ja ta võis teha absoluutselt mida iganes ta tahtis. Ja mõte oli tal see, et igal pool olid pandud kaamerad, peidetud kaamerad ja kutsuti üle maailma siis poliitilisi vägevaid. No me teame seda, et suurem osa luureorganisatsioone, see ei ole mitte mingi saladus. Suurem osa luureorganisatsioone, ka KAPO ja kõik teised üritavad sulle saada konksu taha. Ja 90% nendest konksudest on just selline, kas vastav poliitik petab oma naist või siis hullab alaealistega. Nii et, ja selliseid siis otsitigi. Ja vastavalt Bill Clinton käis seal ju sadu kordi, kuigi ta ütleb, et ta mitte midagi ei näinud. Noh, siis on selge see, et tema oli üks suurtest kaasosalistest ja loomulikult tal oli siis, konks oli juba ammu taha pandud ja ta võis teha, mida tahab. Ja seal taga olid muidugi pangandushiiud, JP Morgan. JP Morgan on väga tuntud selles, et tema finantseerib ju Antifad. No, ja igasugused neid kliimahulle, kes viskavad värve, noh, ütleme kallitele maalidele, et neid ära rikkuda. Mis nende nimetus on, ma arvan, vist oli Stop Oil või midagi taolist, nii et noh, miskit pole siin imelikku siin maailmas. Ja muidugi veel tuleb välja siin sellised asjad, et Jeffrey Epstein täiesti juhuslikult võitis lotoga $80 miljonit. See on täiesti ametlikud jälle paberid, kuidas ta võitis. No nüüd võime kõik ju arvata seda, kuidas see loto käib. Ja kuidas need võidud käivad, et noh, ma võin mürki võtta, et see on väga ebareaalne, et Jeffrey Epstein ausalt võitis see $80 miljonit ja ütles need numbrid õieti. Noh, nii et siit edasi ja muidugi tal oli veel rancho, kus siis käis samamoodi käisid. Arvatavasti, no siin on vähemalt e-mailides kirjas on see, et sealt käisid läbi väga-väga noored lapsed, kes toodi Mehhikost. Nii et me võime ette kujutada, mis seal tehti nende lastega. Nii et see on puhas inimkaubandus, see on palju jubedam ja suurem, kui inimesed hetkel ju suudavad seda ette kujutada üldse. Kas Ameerika politsei, no ütleme, et Ameerika politsei on väga võimas terves maailmas. Kuidas sai niimoodi, et Ameerika politsei ei suutnud saada sinna, nagu öeldakse, jälile ja selle kõik ära lõpetada? No ma arvan, et kõik teadsid selles mõttes, et see on jällegi niimoodi, et miks Ameerika saadab tohutuid miljardeid iga aasta Iisraeli. No, igale inimese tekib see suur küsimus, meil endalgi Ameerikas on suured probleemid on kodututega, narkomaanidega, raha ei jätku tervisega jaoks, aga me saadame sadu miljardeid siis Iisraelile ja Iisrael ise, kus on hästi madalad maksud ja kus on siis tasuta terviseabi ja muud asjad, nii et noh, sa võid isegi ise arvata ja noh, ma ei taha midagi oletada, aga kui vaadata USA kongressi, siis juudi rahvustest inimeste osakaal on ülimalt suur. See on isegi absurdselt suur, nii et võite ise arvata, kuidas need asjad käivad ja eks kindlasti andis Jeffrey Epsteini infot ka nii CIA-le kui ka FBI-le. Sest et miks ei ole siiamaani mitte kedagi siis arreteeritud peale siis Jeffrey Epsteini enda ja Maxwelli, aga sealt ei ole midagi tarka välja tulnud. Üks veel huvitav asi, mis vajab märkimist, et siin, kui öeldakse, et aga miks ei avaldata neid kohtudokumente,
mis on seotud siis vastavate kuritegudega, seksuaalsete kuritegudega, siis umbes aasta tagasi panid 2 föderaalkohtunikku, kes olid siis mõlemad määratud ametisse Joe Bideni ajal, panid blokeeringu peale, et neid andmeid ei tohi avaldada. Süsteem on Ameerikas niimoodi, et kui sa neid avaldad, siis no see on väga-väga suur kuritegu, kui on pandud ikkagi föderaalkohtuniku poolt plokk peale. Aga no emailid saadi avaldada ja emailidest on väga palju näha, mis siin maailmas tegelikult toimub. Et noh, näiteks üks suur asi oli see, kuidas nad seal planeerisid juba ennem koos George Sorosega 2014 Maidanit, finantseerisid seda. Noh, nüüd ma usun, enam keegi ei tohiks kahelda selles, et see oli tehtud siis USA poolt ja seal oli veel siis Jeffrey Epstein mängus. Samamoodi siis bioloogilised laborid Ukrainas, jällegi Epsteini käsi on seal mängus olnud. See on jällegi nendest emailidest on välja võimalik lugeda. Noh, ja sealt edasi ja kusjuures kõige huvitavam on see, et nad planeerisid teha 3. maailmasõda ja 3. maailmasõda oli siis just ette nähtud mitte Iisraeli-Palestiina vahel, vaid taheti just, et Venemaa, Ukraina ja Euroopa omavahel hakkaks siis sõdima ja sinna tõmmata USA sisse. Nii et see kõik oli planeeritud ja see, mida me näeme Ukrainas ja Euroopas, noh, see nüüd on nagu arusaadav, et kogu see raha sinna saatmine, kogu see trummipõrin, kõik see Kaja Kallase, kõik see Zelenski asjad on kõik seotud sellega. Muidugi Zelenski on ise ka juut. Tema siis suur sponsor, kes alguses tema üldse sealt komöödialavalt kutsus poliitikasse, oli ka loomulikult juut ja no siit ei ole eriti raske paralleele tõmmata, et mis siin maailmas tegelikult toimub ja mis siin täpselt planeeritud oli. Et no näiteks jällegi üks ideedest, mis Jeffrey Epsteinil oli, et saata laiali United Nation ehk Ühinenud Rahvaste Organisatsioon ja kasutada ainult siis Davose majandusnõukogu siis maailma juhtimiseks ehk siis Jeffrey Epstein oli otseselt sionistid on siis need juudid, kes tahavad saada maailma võimu. On erinevaid juute, aga need sionistid just on need, kes leiavad, et on valitud rahvas ja nad võivad teha, mis tahavad ja ülejäänud on siis nii nimetatud mõttetu hall mass. Ma isegi lugesin, et meie kunagine peaminister Taavi Rõivas oli kas kutsutud või ise läinud sinna mingile üritusele? Ei, kusjuures ta käis seal selles mõttes, aga siis vastavas e-mailis ta oli nõudnud, et Jeffrey Epstein saadaks talle pilte sellest peost. Nii et kui arvestada, et külmkapi Taavi, kuidas ta siin oma naist petnud on, kuidas ta on kurikuulus üle maailma, kus iganes ta käib, noorte naiste lembuse poolest, siis absoluutselt ei imesta seda. Ma lihtsalt imestan seda, et Eestis nii vähe sellest räägitakse ja vaadatakse kuidagi kõrvale sellest Epsteini asjast. Aga kuidas Epstein, kes see Epstein ikka siis lõpus vangimajja saatis, oli see ikka Trump või? Trump saatis jah, Bill Barr jällegi oli ju sel samal ajal oli justiitsminister, kes just korraldas seda. Nii et kui hakkame nüüd tagasi võtma seda, et Bill Barri isa oli see, kes esimesena võttis Jeffrey Epsteini tööle. Bill Barr oli siis justiitsminister sellel ajal, kui siis vahistati Jeffrey Epstein ja siis ka müstilisel kombel ära suri seal kambris. Et see on niisugune high security osakond, kus on sul tohutult kaameraid, kus on sul iga vang on eraldi, kus on niinimetatud enesetapu vaatlejad, asjad olemas kogu aeg 24/7 ja siis järsku kõik kaamerad läksid mustaks. Üks valvuritest läks siis kuskile kohvi jooma ja siis Jeffrey lihtsalt siis suri ära oma kambris. Nii et on selge, et see Lihtsalt suri või aidati? Selle kohta ma ei oska ütelda, mina ei olnud seal koha peal, aga surnud ta oli,
väidetavalt. Ja noh, see asi siis maeti maha. Muidugi üks asi on see, vaata, kui sind süüdi mõistetakse, siis võidakse su vara kallale minna. Aga Epsteini, kuna ta tegi enestatapu, siis sealt edasi läks siis tema siis niinimetatud viimne soov, et see raha jagati siis lastele. Muidugi selleks hetkeks, kui ta ära suri. Tema lastele. Jah, enda lastele. Väidetavalt, nii palju kui ma paberitest nägin ja igasugustele imelikele inimestele ka, arusaamatutel mingid poliitikutele Norras ja ma ei saagi aru, mille eest. Aga tema varandus kui selline, need miljardid järsku haihtusid. See on täiesti tavaline asi, kui haibitakse keegi ülesse, tehakse ta niinimetatud rikkuriks, et ta saaks minna vastavasse seltskonda ja siis pärast surma lihtsalt see raha ära kaob. Et Eestis on ka neid päris mitmeid ärimehi, keda ma tean. Noh, näiteks võtame kas või Aadu Lukas, kes oli väga-väga rikas. Siis kui ära suri, siis tuli välja, et ei olnudki mitte midagi eriti. Noh, see on veel teisi, kes on käinud igasuguseid arendusi tegemas, kes Marokos, kes on olnud väga-väga rikas üks hetk jälle mitte enam rikas. Noh, neid nimetatakse niinimetatud tankistideks, kes peavad selle raha tagasi maksma. Ega Eestis, noh, on neid veel, ma ei taha nimesi nimetada, aga kes vaatab, kui sa vaatad neid ülirikkaid, need, kes on saanud aktsiatega miljardärideks, siis ma olen kindel, et seal taga on niisugune kerge tuul ainult. No võtame näiteks Mark Zuckerbergi, Facebook, mida igaüks kasutab, no praktiliselt igaüks kasutab. Kuidas tema rikkaks sai? No vähesed teavad seda, et noh, tema ei kirjutanudki seda programmi, vaid ta varastas oma sõprade käest. Aga kes oli siis esimene investor? Täiesti juhuslikult oli selleks USA valitsus. Ehk USA CIA-ga seotud ametliku USA siis riigifirma. Noh, kes seda ütleb, neid sotsiaalmeediat oli nii palju, et kuidas siis järsku see sai. Ja nüüd muidugi Zuckerberg on ju miljardär, väga rikas. Noh, kas me arvame, et see asi on aus või taheti seda näoraamatut saada kontrolli alla, teha selline sotsiaalne meedia, kus saab kõiki kontrollida, saab taustasi kontrollida. Ma olen ise neid programme näinud, mida siis FBI kasutab vastavalt sinu taustauuringuteks. Noh, neil on kõik tagauksed asjad olemas, nad teevad, mis tahavad su infoga ja noh, on selge see, et see on jällegi tehtud puhtalt siis, ütleme, luureorganisatsioonide poolt, aga noh, Facebook on muidugi USA poolt, aga Jeffrey Epstein oli siis vastavalt siis Mossadi poolt sinna saadetud. Ütleme niimoodi, et Eesti meedia kirjutab, et saada ka Trumpi selleks süüdistada, aga sa rääkisid, Trump ei ole sellega kuidagi seotud, et nii meie need asjamehed on, aga ma küsin, et kuidas see Inglise kuninga siis õhkond sinna sattus, et peaminister peab täna käsi väristama? No seal on mitte ainult peaminister, vaid ka prints Andrew, noh, mida on juba pikalt teada, nüüd olid pildid välja, kuidas ta seal väikeste lastega hullas ja tegi kõike muid, et noh, on juba ennem olnud uudiseid näiteks sealt, kus Buckinghami paleest lapsed välja ronisid mitmenda korruse aknast ja surnuks kukkusid. Noh, kas see saab olla juhuslik, mis lapsed need seal olid? Noh, me võime ainult aimata. See mäng käib niivõrd kõrgelt, et siin on seotud praktiliselt kõik tipp-poliitikud ja igasugused ärimehed. Noh, võtame nüüd kas või seda uut linnapead, mis on New York City linnapea, Mahami, vist oli ta nimi. Tema ema oli ju siis väga hea sõber Epsteiniga. Ja kui vaadata näkku sellele uuele linnapeale, siis noh, väga selgelt, vähemalt minule tunduvad need näojooned olevat Jeffrey Epsteini omad. Nii et noh, mitte midagi ei ole siin niisugust juhuslikku kuskilt tuleb. Noh, maailmas ongi niimoodi, ega ka Eestis teistmoodi ei ole, ega kui sa teed koostööd
ja oled vajalik ja oled õigest seltskonnast, õigest eliidist, siis sa pääsed ka siis vastavalt meediasse, sinu lugusid avaldatakse. Kui sa ei mängi seda mängu kaasa, siis isegi sinu arvamuslugusid ei avaldata, öeldakse, et need ei ole huvitavad, neid inimesed ei loe. Noh, ega nii käib igal pool maailmas, et need valitakse vastavalt siis nii luureorganisatsioonide poolt kui ka ütleme tippoligarhide poolt, kes mis rolli hakkab mängima. Nii et noh, see Jeff Epsteini asi on ju täpselt näha ja tema põhiline äri oligi selles, et oli väljapressimine. Need videod võeti kõik üles, kus nende lastega on ka e-mailides saate lugeda, kuidas ta seal vastavatele näiteks seal New York Timesi inimestele kirjutab, et kui te seda nii ei tee, siis me vastavalt kustutame su. Noh, selge on see, et jällegi inimene, kes on käinud tema saare peal, see on seda teinud. Nüüd üks asi võib-olla veel, mida inimesed ei tea, on see, et Google'i üks peameestest Sergei käis oma naisega kõvasti siis Epsteiniga läbi ja üks nagu põhilisi asju oli seda, et Epsteini nime puhtaks hoida. Ja oli ka see muidugi teine asi, Sergei naine oli siis 23 and me omanik, mis siis tegeles siis DNA niisuguste testidega ja kontrollimistega. Ja on teada, et Epstein tellis tuhandeid neid kitte oma saarele, et siis vastavalt teha DNA proove. Konkreetselt on välja tulnud, et Epstein maksis ühele isikule $10,000 kuus ainult selle eest, et ta võtaks internetist maha igasugust infot, mis oleks kahjulik, võimalik kahjulik siis Epsteinile endale. Nii et no me näeme, kui sügavale see asi läheb, et ma arvan, et me veel praegult näeme ainult pinna virvendust, et see asi läheb veel suuremaks, sest et kui vaadata neid nüüd lennugraafikuid, mis siis vastavalt sinna saarele käisid, siis seal käisid praktiliselt kõik tippdemokraatide poliitikud, praktiliselt kogu Hollywood käis seal. Noh, et siis me võime ette kujutada, kui kaugele see läheb ja me teame seda, et ta ju promos mitte siis kristlikku maailmavaadet, vaid vastupidi satanistlikku maailmavaadet. Nii et noh, ja kui vaadata näiteks Lady Gagat ja kõiki neid Hollywoodi staare, kes samamoodi seda satanismi propageerivad, siis me lihtsalt võime ette kujutada, mis seal toimus. No eks me ise ka siit tavalist eestlast tunnetame, kuidas Ameerika demokraatid suruvad Trumpi, üritavad teda igas asjas süüdi lavastada või vähemalt proovivad seda teha, et tema siis võimult kukutada, siis Trump on tõesti riiki täna kõvakäeliselt juhtinud ja mind imestab paljud eestlased, kes ei tea Trumpist midagi, vannuvad teda taga. Ja vaata, kui sa vaatad Eesti uudiseid, täna hommikul ma käisin läbi nii Delfi, Postimehe kui ERR-i, see on tõeline karikatuur uudistest, et näha on, et Eestisse üldse uudised ei jõuagi. See tsensuur on nii suureks läinud, et praktiliselt infot ei liigu, eestikeelset infot liigub väga vähe. Ja isegi alternatiivmeedias on väga vähe juttu Epsteinist ja üldse kogu sellest asjast, et ma ei tea, miks see nii on, võib-olla on kedagi ära hirmutatud. Aga teame, et Eestis näiteks seda alternatiivmeediat üritatakse igatepidi sulgeda ja ähvardada, eriti seda kapo poolt. Ja ma usun, et näiteks sellised saated, nagu me sinuga teeme, on ka väga pinnuks silmas nendel ja kes teab, kui kaua meil lastakse selliseid asju teha. Kui ma mõtlen selle peale, et Kaguraadio on väike raadiokene on ja on need miljonärid võiks siia Kaguraadiole ka natuke raha anda, aga ennem tahetakse ta trepist alla lükata, kui aidata, et me ise ka ei tunne absoluutselt huvi, mis toimub maailmas, mis toimub meie ümber. See, mida siin ette pannakse, kas või see, et kui Trump tahab Gröönimaad ära võtta,
Taani käest, siis me käime seal, Eesti televisioon, ETV, riigitelevisioon käib seal kohal ja näitab olukorda hoopis teises fookuses. See ongi propaganda, et minule tuleb see imestusena, et inimesed usuvad seda, kui me mäletame nõukaaega, mäletame siis Aktuaalset kaamerat ja neid, mis nõukaajal televisiooni paisati, siis ma ei tea, minu tutvusringkonnas küll keegi ei uskunud neid uudiseid või Vremja uudiseid. Noh, vaadati rohkem niisugust poolkomöödia sarjana selliseid asju ja inimesed suutsid ise välja filtreerida, mis on tõde. Aga nüüd tänasel päeval mul on imelik tunne, et inimesed loevad ainult pealkirja läbi, tekitavad hüsteeria, isegi süvenemata sellesse. Võib-olla on pannud sinna ChatGPT-sse mingi väikse lõigu ja siis võtnud seda kui täielikult tõde. Noh, kuidas on inimestel siis mõistus ja mõtlemisvõime ja kriitiline mõtlemisvõime nagu ära kadunud, et noh, vaat see on niisugune küsimus mulle, millest mina aru ei saa. Ja vaat see ongi kõige huvitav see, et meile paisatakse teemasid, mis ei ole väga olulised, need, mis on olulised, neist ei räägita meile üldse. Ja hea, et meil on selline mees Ameerikas, keda ei saa munadest pigistada, ta räägib seda, mida ta õigeks peab. No, eks see on tegelikult suur pluss, et võib-olla eelmalt näed juba isegi asju natuke paremini ja teiseks on see, et ikkagi Ameerika siis vabariiklased, kellega ma väga läbi käin, päris tihedalt läbi käin, annavad mulle päris head infot. Teinekord mult küsitakse, et kus sa selle info said? Aga jällegi, kui räägid inimestega otse, eriti kes on siis vastavatel ametikohtadel, kas nad on siis ütleme sellistes valitsusorganisatsioonides või valitsusvälistes organisatsioonides, kes annavad vastavaid vihjeid. Noh, loomulikult niisuguse asju ei saa ütleme nimesi nimetada, aga noh, kes tahab, võib vaadata, kellega ma lävinud olen, siis võivad teha ise selliseid mõtteid ja arvustusi, et muidugi kõige kurvem asi on selles, et Eesti maine on tohutult alla käinud. No nüüd, ma ei tea, kas sa kursis oled, nüüd süüdistatakse meie tänast presidenti selles, et ta käis välja oma mõtte, mida oleks võinud ammu käia, aga me teame, presidenti ei vali rahvas, vaid seda valivad teatud isikud Riigikogust ja nad ei ole ka, nagu me teame, legitiimsed, millest ka sina oled rääkinud, et nüüd ründavad teda ja kõige suuremad on need, kes ei ole Eesti riigile sentigi kasu toonud. No mina arvan jällegi seda, et see on selline poliitiline spinn, et teatud asjadelt nagu eemale tõmmata, siis näiteks kas või Eestis elektriarved, mis nüüd tulnud on, et üritada siis nagu seda tähelepanu ära tõmmata. Miks ma seda arvan, on seda, et Tartus Rotary klubi siis liige on olnud Karis väga-väga pikka aega. Rotary klubi on üldse selline huvitav klubi, mis on niisugune kinnine, seal on Ansip, seal on põhimõtteliselt kogu Reformierakond. Ja maailmas on neil palju võimu, näiteks nad on üks WHO omanikest. Bill Gates, siis Rotary klubi ja mõned vaktsiinifirmad on põhilised, kes siis rahastavad seda World Health Organisatsiooni, mida me teame, mis tekitas siis vastava COVID-i. Nii et mina leian, et see on selline spinn ja niisugune tehtud nagu vastasseis, eriti seda hetkel, kui USA näiteks, kui vaadata, kuidas ta Poolas on hakanud võtma tõsiseid seisukohti just liberaalide koha pealt ja hakanud nõudma, ütleme niimoodi, korralikku koostööd. Seda me teame, et ega seal Poolas ka kõik hästi ei ole. Aga näiteks Eestis ma pean kihla, et on tulnud signaalid nii USA saatkonna poolt ka, et nii enam edasi ei saa. Ja siis ongi vaja mingisugust niisugust spinni ja näidata nagu väikest vastusseisu, varsti kõik jälle muutub. Jälle pannakse sinimustvalged rinda ja jälle ollakse Eesti mehed. Nii et jällegi muidugi, kui me tõmbame paralleeli selle sama Jeffrey Epsteinile, siis me ei saa jätta mainimata, et üks suurimaid siis WHO omanikest, rahastajatest oli siis Bill Gates, kellega oli palju
emaile vahendatud siis Jeffrey Epsteinil ja nad, noh, see on juba emailid ammu olemas, võite minna jälle vaadata, kuidas nad planeerisid juba pikalt ette uut epideemiat, kuidas nad soovitasid üksteisele osta siis vastavalt aktsiaid vastavatel siis pharmaceutical firmades, nendes ravimifirmades, et oli teada, et nende väärtus tõuseb tohutult. Ja vastavalt isegi olid seal välja toodud, millal see toimuma hakkab. Nii et seesama COVID oligi siis lavastatud selleks, et rikkad saaksid veel rikkamaks. Ja kas seal taga ka siis Iisraeli luure oli, ma arvan, et kõik näitab selle poole, et globaalne eliit koos Rothschildidega, koos Sorose kõigiga teistega tahtsid siis seda läbi viia ja viisidki läbi. Nii et ja väga paljud inimesed said väga haigeks, paljud inimesed surid. Näiteks, mis siin Ameerikas oli suur probleem, kui sa COVIDiga haiglasse läksid, siis olid konkreetsed niisugused ravimiseeskirjad. Need olid välja antud World Health Organisatsiooni poolt ja sa pidid seda jälgima. Mis siis, et see tappis inimesi ära, see pandi kohe ventilaatori alla ja vastavad rohud sisse. Aga oli teada, et need ei toimi ja oleks tegelikult palju lihtsamate ravimitega saanud asja kontrolli alla, aga sealt ei teeni ju keegi raha. Ja samamoodi rahva hirmutamine, kui mäletame, kõik surevad, et ainult lollid ei pane õlga alla. Me oleme näinud, kuhu see välja viinud on, nii et Jeffrey Epstein isegi suutis seal oma käe vahele panna. Ja sellega veel asi ei lõppe, et näiteks seesama nüüd Bitcoin. Mul on tulnud kusjuures, kui ma panin selle loo üles Facebooki, on tulnud päris palju vastukaja inimestelt, kellest ma absoluutselt ei tea mitte midagi. Kas nad on trollid või kes iganes nad on. Ja soovitan mul lihtsalt suu kinni hoida, et mina ei tea sellest midagi ja et kõik see jutt on täiesti vale. Aga on konkreetsed tõendid, et seal need Bitcoini arendajatest, kes MIT-s olid, seal oli siis rahastatud tugevalt Jeffrey Epsteini poolt. Et nii palju, kui siin avaldatud on siis, et luua siis manipulatsiooni võimalused sellele siis blockchainile ja teha ka muidugi tagauks. Nad ütlevad küll, et oi, et see on avatud koodiga, aga saame aru, näiteks Eestis valimised on ka nii nimetatud avatud koodiga, aga kui palju seal avalikku on, seda me teame kõik ise ja kuidas neid asju kokku arvutatakse. Nii et krüptoväärtus on ainult see, mida turg hetkel siis pakub. Et seal taga, ma ei tea, kui palju seal nüüd seda reaalset nagu vajadust on. Et kui ostad nüüd kulda, hõbedat, vaske, mida iganes, sul on reaalne asi olemas, mida saad kasutada päris elus, siis krüptoga see on niisugune virtuaalne raha. Ja väga huvitav, et ta siis selles nii tugevalt sees oli. Nii et veel huvitav muidugi see, kuigi mulle Donald Trump meeldib, miks ta seda nii kõvasti on promonud siiamaani, et see on niisugune kahe otsaga asi. Selge, lõpetame esimese poole aja, me teeme siit väikese muusikese pausi, küsijana Toomas Paur ja minu vestluskaaslane Maik Kalabus.
Jätkame saadet küsijana Toomas Paur ja minu vestluskaaslane Mait Kalamus, Ameerika mees seni, aga tubli Eesti mees räägib meile ausalt kõik ära. No räägime natukene Afganistanist, millest enam keegi midagi suurt rääkida ei taha peale seda, kui ameeriklased, ma ei tea, kas nad tulid paarishüpetega või panid kuidagi tõesti sealt tulema. No Afganistan on siukene merepiirita Aasia sisemaal olev Islamiraat, kus elab 645 või elab 41 miljonit, pindal 645 ruutkilomeetrit. Omal ajal siis NSV Liit 1978 kuni 87 vallutas või kuidagi võttis seal võimu üle ja peale seda moodustati Taliban ameeriklaste poolt, kes siis lõid venelast sealt minema ja vaata, ma räägin siukse loo, mis on põnev, et 1979. aastal, ma sain 30-aastaseks, olin saanud leitandiks ja kell 2 öösel koputu ukse peal ise, ma mõtlesin, naine mul haige gripis, et kas arst tuli või mis jama see on, teen ukse lahti, 3 ohvitseri mu ukse taga, ütles tule kaasa, ma ütlesin, mu naine on haige, küll ta saab terveks. Viisin mind bussi ja istusin bussi ja sõitsime Tapa siis raudteejaama ja vaadake maailmas, ma ei tea, usu või mitte, ma hakkas jumalat uskuma palvet ja kujuta ette, 3 meest ei võetud, me kutsuti bussist välja, üks olin ka mina nende eest. Nii et ma ei tea, kas jumal mind kaitsis või. Et ma pääsesin, aga me pääsenud kordusõppustelt, olin 6 kuud Tapal siis metsas raketibaasis, kus õpetati meid raketti ja siis sealt kuulsime, et algas Afganistani sõda. Ja kuna oli vaja noorim ohvitseri hästi palju, siis olin ka mina üks nendest, aga mis mind päästis, ma ei tea. Nii et räägib meile sellest Afganistanist, et pärast, kui venelased välja löödi, läksid sinna ameeriklased ja need on ka ameeriklast läinud sealt minema, et Kabul on neid seal pealinna. Ta on siis Afganistani presidentaalne islamivabariik. Ja, no muidugi natukene räägime sellest, et ma tahan vabandust, et ma läksin natuke emotsiooni. Ei ole hullu, aga nii ongi. Mul on endal sõpru, kes ütlevad, nemad absoluutselt jumalat ei usu. Aga kui neil on, ütleme, selline katastroof või ütleme, suur probleem elus, ütleme, keegi on väga viga saanud, siis miskipärast nad leiavad koheselt Jumala üles ja paluvad teda. Nii et ma olen inimestele ütelnud, et kui sa ütled, et sa ei ole usklik, siis kui on kriisimoment, siis tuleb välja, et me kõik usume Jumal. Et no see selleks. Muidugi on väga huvitav see, et Afganistan, kui ta Venemaaga siis sõdis, kes seal siis üks sõdijatest oli ju Osama bin Laden. Osama bin Laden, kes tõi siis vastavalt neid islami fanaatikuid Afganistani, et nad võitleksid need oma need fanaatikute siis polgud. Me oleme näinud neid isegi näiteks Rambo filmis oli, kus ta, ma ei mäleta, kas see 2. või 3. osa, mis iganes osa see oli, kus ta oli Afganistanis, siis need, kelle ta appi läks, olid ju Osama bin Ladeni tegelinskid. Ja noh, see ongi nagu need fundamentalistid, need islami fundamentalistid. Nüüd muidugi peale seda siis New Yorgi need kaksiktornide rünnakut mindi siis nii nimetatud kallale Afganistanile ja väideti, et just selle sama bin Ladeni pärast. No muidugi tuletan meelde, et bin Ladenit varustasid relvadega ju USA CIA, seal ei ole mingit saladust. No nüüd, kuna need USA relvad võib-olla ei olnudki nii head, siis nad hakkasid rohkem neid AK-47 kasutama. Nüüd tuletan välja, terve Talibani armee oli 38 000 inimest. Suurem osa neist olid eeslitega, ei mingisugust spetsiaalset varustust. Olid ka muidugi need Venemaa AK-47 relvad. Ja nüüd on sul NATO, suur NATO, kes läks siis vastavalt korda looma. USA pani sinna teadaolevalt vähemalt $2 triljonit hakkama. No kõik teised riigid, NATO riigid samamoodi.
nii Inglismaa, Eesti ka ikka. ikka Eesti ka. Ja 20 aastat nad sõdisid. 20 aastaga nad ei suutnud mitte mingit tulemust tekitada. Et kujuta ette maailma kõige võimsam, kõige moodsamad relvad. Ja siis on sul sellised keskajast pärit põhimõtteliselt hariduseta talumehed, kes on sinu vastu ja sa ei saa kuidagi neist jagu. No asi on selles, et see oli lõputu sõda, seal ei tahtnudki keegi kellestki jagu saada. See oli väga mõnus koht, kus raha pesta. Ja nüüd, kui USA sealt minema läks, see on jälle üks huvitav niisugune jutt. Aga miks ta nii kiiresti minema jooksis? Aeti taga või? Ei aetud, see oli lihtsalt Joe Bideni selline isiklik mõte, et see on nii kiiresti ära tuua. Miks nad seda tegid? No me ei tea seda täpselt, aga no siin jällegi, mis räägiti, oli see, et jäeti maha tohutu hulk USA relvi, igasugused helikoptereid, lahingutehnikat. On mulle sõja üks asjatundjad rääkinud, et mis seal tegelikult oli see, kuna see oli nii suur korruptsioon, siis ütleme väärtuslikumad jupid nendel samadel hammeritel, helikopteril asjad olid juba ammu maha müüdud. Neid ei saadki tagasi tuua. Paberite peal, jah, olid nad lahinguvalmis masinad, aga tegelikkuses olid nad juba tükkideks võetud ja maha müüdud kohalike siis, ütleme seal sõjaeliidi, sõjatippude poolt USA ja kui teistes. Nii et see kõik oli juba vana raud, millega polnud mitte midagi peale hakata. Nii et võib-olla see oli üks põhjusi, miks oli vaja kähku ära tuua, et keegi ei jõuaks minna sinna kontrollima, mis siis tegelikult juhtunud oli, et missugune pettus tegelikult käis. Näiteks nendest samadest, meil on teada, et väga palju erafirmasi käis seal ja ka abiorganisatsioonid ehitasid seal koolimaju, aga tegelikkuses need samad omanikud, seal käis ka Bideni vend, käis näiteks üles ehitamas, kellel polnud ehitust mitte mingit õrna aimugi, tegi ehitusfirma ja tohutult ehitas seal. Ja kõik sai väga rikkaks. Nii et jällegi korruptsioon. Ma võin kihla, et need rahad läksid kõigile osapooltele, kõikidel olid mokad mett täis ja käis selline suurem varastamine ja just jällegi meie maksumaksja varastamine, raha maksmine. Kujutad ette, sina maksad makse, loodad, et riik sinu eest hoolitseb, aga tegelikkuses käib see kõik teistpidi tasku panemiseks. Et kui võtame maailma need suured rikkurid, siis tegelikult kõik suured rahad on teenitud millega? On ikkagi korruptsiooniga või riigilepingutega. Võtame Jeff Bezose, võtame Elon Muski, keda iganes võtad, sealt tulevad ikkagi jooned välja seda, et suured rahad on teenitud ikkagi riigilepingutega. Ja ma mõtlen seda, et kui Nõukogude Liit hakkas ka lagunema 87. aastal, et kas Ameerika läks peale seda Afganistani, et kindlustada tolles piirkonnas oma võimu või olid seal mingid muud, et nendel venelastel ja ameeriklastel omavahel konflikti ei tekkinud, sõjalist konflikti, siis venelased jõudsid enne ära minna, mõtlesin, et riik hakkas lagunema ja Gorbatšov siis tõi mehed sõdurid sealt välja. Aga miks Ameerika kohe kiiresti läks sinna, ei lastud sellel Talibanil korralikult võimulgi saada, kui juba tuldi ja allutati see riik Ameerikale? Tegelikult nad ei allutanud mitte kunagi. Et sellel samal ajal ma ju töötasin ka ühes NATO sõjaväe osas ja ma nägin seda, mis seal tegelikult toimub. Kui see oli just konkreetselt britid olid Helmandsi provintsis, siis need ohvitserid, kes eestlased olid ka seal. Ja, nad olid täpselt selles samas. Eestlaste kohta öeldi, et need olid hullud. Et need kibelisid iga hommiku reidide peale, et minna niinimetatud rätipäid püüdma. See olid konkreetselt siis nende ohvitseride, inglise ohvitseride jutt mulle, et need olid väga tublid sõjamehed. Aga üldiselt oli niimoodi, et keegi baasist kunagi välja ei läinud. Keegi ei tahtnudki minna, sest et sealt võisid vabalt saada iga nurga pealt kuuli. See tähendab seda, et
need liitlasväed ei omanud mitte mingit kontrolli selle nüüd Afganistani üle. Kui tuletan meelde, siis kogu majandus pöördus ju oopiumi kasvatamisele. Noh, selle sama vastu, mille peale siis ütleme niinimetatud läänelikud väärtused vastu käivad, siis selle majanduse osakaal tõusis sinna pea 90% peale samal ajal ja muidugi müüdi Hiinale. Muidugi USA üks suur huvi oli siis liitiumi kaevandused, aga sellele nad kunagi ei saanudki siis kätt peale ja siis pärastpoole, kui USA läks, siis koheselt praktiliselt paari kuuga tegi ju Taliban lepingut Hiinaga, kes hakkas seal siis seda sama liitiumi kaevandama. Ütleme, see Taliban oli loodud ikka Ameerika rahadega. Jaa, loomulikult. Vene väed seal olid, jah. Ikka, ja muidugi. Ei olnud, et mehed ise müüsid 2 muna ja ma ei tea, mis ta lehmi ja teenist raha. Vaata, igal pool niisuguse konfliktides pead vaatama, kus kohas see raha tuleb. Et alati on kuskil mingid finantseerijad, et kui ei ole finantseerijaid, siis ei juhtu ka mitte midagi. Et see on ükstaskõik missugust üritust, missugust propagandat vaatad, siis esimesena vaatad, kus kohast need rahad tulid ja miks see asi niipidi läks. Et samamoodi ju tegelikult CIA suur sõber oli ju Saddam Hussein. Aga Saddam Husseinil viskas närvi üle see, et need USA firmad, kes pumpasid sealt siis vastavalt naftat, ei tahtnud siis maksta mitte midagi siis Iraagi riigile, millel hädasti oli raha vaja. Ja kuni selle hetkeni, kuni siis Saddam Hussein siis natsionaliseeris need just selle nimel, sellepärast, et USA firmad ei tahtnud mitte midagi maksta. Nii et ja siis läkski see niinimetatud tüli lahti. Et sinnamaani olid siis ju Ameerika relvad ja Ameerika koolitus ja kõik need. Ütle, täna Afganistanist eriti palju ei räägita. Võib-olla sina tead, mis seal on, kas seal kõik nii rahulik, 41 miljonit on seal, 645 000 ruutkilomeetrit, muidugi üleni mägine maa, islami uskuriik, et kas siis Hiinaga on nii head sidemeid, müütakse seal maavarasid aga mina ajakirjandust enam Afganistanist ei loe midagi. Jah, see ütleme on nagu teemast maha võetud, et ei räägita sellest, aga kuna nad on ikkagi fundamentalistid, siis põhimõtteliselt ega nad on sarnased Iraaniga ja Pakistaniga. Nii et ega seal ju naiste õigusi, kui selliseid asju ei ole. Ja asi on läinud ikkagi suurema kontrolli alla, kus siis kontrollivad vastavalt seda asja šaria kohtud ja kõik sellised asjad. Et ega seal midagi paremaks läinud ei ole, aga nad on ju aastasadu ainult võidelnud erinevate vallutajatega. Nad ei oskagi oma riiki lihtsalt rahu ajal juhtida, et ma vean Kihle, seal käib kohalik nagini, et seal on nii palju erinevaid ju siis hõime. Ja need hõimud on ju hoopis teistmoodi. Ma räägin ühe loo, kuidas mul üks tuttav käis siis Iraagis. Vastavalt siis läks oli saatud ühte külla niinimetatud demokraatiat viima ja siis seletama, kuidas siis valimised hakkaksid käima demokraatlikud. Ja tema ütles niimoodi, et need inimesed vaatasid täiesti nagu jahmunult otsa ja ütlenud, et aga see perekond on siin asju otsustanud viimased 200 aastat, et nemad teavad, et ärge siis, me ei taha mitte mingisugust häält või mitte midagi. Nii et see kultuur on täiesti teistsugune kui see, mida meie siin arvanud oleme. Nad elavad põhimõtteliselt feodaalajas ja kui sa ütleme Euroopasse veel sellised sissevead, mis sa ise arvad, mis seal toimuma hakkab, vaadake Inglismaad. Seal ei lähe mitte midagi paremaks. Nende haridustase, nende arusaamad ei ühti. Nad toovad enda 3. maailma väärtused siis vastavalt Euroopasse. Ja muidugi sa usun, et sa tead, et Van der Leyen käis nüüd ju Indias ja sõlmis leppe kuni 200 miljoni indule andmise, tööloa andmiseks Euroopasse. 200 miljonit. Nii et see käib rahvaste väljavahetamine, mis käib, ütleme, Euroopas. Ja samamoodi, on see asi nagu väga hull, kui sellised sisse tuuakse. Ma mõtlengi seda, et
et Afganistanis taheti demokraatiat teha ja neid demokraatlikult elama panna kuidagi see ei õnnestunud. No ma ei tea, venelased seda vist ei tahtnud, nemad hoidsid seda piirkonda enda kontrolli all, aga ameeriklased tahtsid küll. Ja, noh, ma ütlengi, nende kultuuris ei ole sellist asja olemas nagu demokraatia ja eriti fundamentalistide seas, nii et noh, fundamentalistid on ikkagi teine tase kogu selle asjal ja sa ei saa see vägisi kellelegi mingit demokraatiat peale viia. No kui sa omal ajal seal Afganistanis käisid, siis sa nägid, ega see maa on selline, nagu ta on. Põldu seal ikka haritakse või? Mina ei ole ise konkreetselt käinud, ma olin lihtsalt selle sõjaväe osas, mis siis tegeles Helmansi nende, kuidas on see juhtimisega, nende baaside juhtimisega, kus siis vastavalt mariinid käisid väljaõppes, käisid seal siis Afganistanis, tulid tagasi, õpetasid teisi, noh, paljud tulid tagasi ilma käte jalgadeta, noored poisid. Nii et no mina otseselt seal koha peale käinud, aga lihtsalt seda, mida siis ohvitserid rääkisid, mis seal toimub ja kuidas need asjad käivad, et ma ise olen neid juhtimiskeskusi näinud, ma ei tea, kui palju ma sellest tohin rääkida, et loomulikult, kui sellises kohtas töötad, sa annad allkirjad, sa sellest kunagi ei räägi, aga näiteks, kui me tänapäeval räägitakse droonidest, siis juba siis 15-16 aastat tagasi oli tegelikult juba need drooni asjad kõik olemas. Noh, ma olen neid juhtimiskeskusi näinud, nii et see on tegelikult mitte midagi väga uut ei ole. No nii, tahad sa veel midagi Afganistanist või lähme siis räägime natuke ka Iraanist? No räägime Iraanist. No nagu me kõik oleme näinud ja kuulnud, siis USA armaada liigub Iraani suhtes ja homme pidi lahing algama, siis ülehomme. No nüüd on vist jõutud laua taha, Iraan ei taha kalla anda, nii et muidugi tohutu armee on, aga me teame, Iraanis elab ka väga ligi 95 miljonit inimest, suur riik ja see on väga mägine ja seal on küll varadusi palju, aga seda ära vallutada, arvan, käib Ameerikale ka ise üle jõu, aga noh, saab sõda ja lärvata saab küll. No kui me hakkame nüüd vaatama seda, mis seal Iraanis üldse alguses juhtus, kuidas Iisrael üritas tõmmata siis Donald Trumpi sinna siis sõtta Iraaniga, väitis, et kohe on tuumarelv olemas, et selle vältimiseks siis Donald Trump läks ja lihtsalt pommitas need niinimetatud väidetavad kohad, kus pidi tuumarelv olema Iraanil, pommitas puruks. Ehk siis see nagu ära kadus see mõte, et minna siis selle pärast vallutama. No, on selge see, et Netanyahu on sionist ja ta üritas siis tõmmata USA-d sinna sõtta ja noh, ega praegult siis asi teistmoodi ei ole. Kui me praegult mõtleme, miks need Epsteini need e-mailid asjad avaldati ja noh, tuli koheselt välja, kuidas üritati seal erinevaid asju mõjutada maailma, asju mõjutada, siis ma arvan, et see võis olla ka seotud sellega, et Iisrael tahab nii hirmsasti sõda Iraaniga, aga ta ise ei suuda seda pidada. Noh, nii et ma ei usu, et USA ründab, sest et Iraanil on tegev koosseis inimeste näol, maailmas kõige suurem sõjaline jõud. Nii et sa peaksid siis, noh, see oleks väga pikk ja piinarikas sõda, et ma ei usu seda asja, et see on rohkem, ma arvan, pooside võtmine ja ka tänu nende Epsteini failidele siis tõmmatakse kõvasti seda hoogu maha ja võib-olla ka kärbitakse sionistide tiibu natukene. Nii et see, mis Iraanis toimub, see peab ikkagi naturaalselt edasi minema. Noh, seal on ikkagi 10 000, kes on tänavatel, seal on vist 18 000 on vist ära tapetud praegusel hetkel nendest, kes on. Seal oli vist selline Ukraina Maidan. No vaata, ja Ukraina Maidan oli niisugune pisik, aga seal oli nagu ikkagi rohkem rahva enda poolt, aga vaata, me ei tea, sest et see on meedia on niimoodi kinni pandud, ma tean, et isegi seal interneti on kinni pandud, seal kontrollitakse väga, väga tõsiselt igasuguse info liikumist internetis. Nii et tegelikkuses me võime ainult aimata ja võib-olla me ei tea ju, kui palju sellest asjast propagandat on.
Kuna mäletame seda, kui niinimetatud USA vallutas siis Iraagi, kuidas seal peaväljakul võeti maha siis Saddam Husseini kuju ja kuidas näidati igast nurgast maailmas, et kuidas siis rahvas oli õnnelik selle üle. Aga noh, pärast tuli välja seda, et need olid suurem osa kõik näitlejad ja kohale kutsutud ja veetud inimesed, kes seda seal etendasid, et me ei tea kunagi täpselt, mis toimub maailmas ja mis on propaganda. No ütleme, et kui ajaloost vaadata, siis prantslased on seal kõige suuremad süüdi, kes selle islami sinna tõid. Ja no oleks nad islami toonud, nad ju tõid selle niinimetatud uuendatud, mis oli Karl Marxi põhimõtetel. Karl Marx oli muidu juut, kui inimesed ei tea. Noh, toodud selline islami käsitlus, mis oli siis seotud marksismiga, mis on marksismi põhiasi, on ikkagi konflikt erinevate siis inimeste, soode, arusaamade, klassiviha, kõik selle vahel. Ja põhiline asi on see, et miskit ei kuulu sulle, vaid ikkagi on põhimõtteliselt riigi oma, ehk kui riigil vaja, siis ta võtab. Nii et see oli niisugune nende uus mõte, et seda sinna tuua, niisugust fundamentalismi, sest et ennem ju kunagi ajaloos ei ole olnud neil ju neid purkasid, kus on ainult silmapilud, et võite vaadata, mitte kunagi ei ole sellist asja olnud. Neil on väga ilusad rahvariided, väga viisakad niisugused naiste riided. Kunagi pole olnud sellist mustade purkade asja või tumesiniste purkade asjad. See oli loodud selleks ja vastavalt siis pandi võimule endale nagu vajalikud inimesed. Lootuses muidugi, et nad saavad Iraani nafta peale käpa panna. Ehk kõik käib ikkagi selle peale, kes, see on ikkagi moodne niisugune okupatsioon, kust saaks võimalikult odavalt vastavat ressursse endale. Et see käib igal pool, ega siis, mis toimub üle maailma. Ega keegi ei taha ju, et kohalikud rikkaks saaks ikka, oleks see, et see raha tuleks selle kätte, kes on siis niinimetatud anastaja. Ma imestan, et Eesti meedia on võtnud ka Iraani suhtes väga negatiivse hoiaku. Ma ei tea, kas keegi ongi seal koha peal käinud või nad lähtuvad see, mis USA-s räägitakse. Jällegi, mis USA-s räägitakse. USA-s on palju telejaamu. Eestis, ma ei tea, võib-olla nüüd on natuke teisiti, kui ma käisin siin mõni aasta tagasi, siis ainukene uudistekanal oli CNN. CNN on üks väiksema vaadatavusega siis uudistekanaleid Ameerikas, aga Eestis populaarne, aga samas ma ei näinud Foxi, ma ei näinud Newsmaxi, ma ei näinud One American Newsi Eestis, mis räägivad seda, mis tegelikkuses toimub asjadest. Et üks, mida ma soovitan Eestis vaadata, on YouTube'is saate vaadata, on NTD News ja nemad nagu on minu arust üks kõige sõltumatum uudiste organisatsioon, nii et ma soovitan seda vaadata. Aga jah, Eestis tundub seda, et on olemas siis Politico, on olemas CNN ja siis seda juttu siis vastavalt refereeritakse. Aga nagu näete, siis Ameerika ei ole liberaalne riik, et see on ikkagi demokraadid võimul. Ja isegi kui nad üritati igatepidi siis sahkerdada valimistega, on nad ikkagi võitsid valimised ja nüüd vahevalimised on kohe ukse ees. Et loodame, et see asi ikka niipidi jääb. Ja Trump jääb võimule. Jaa, Trump jääb kindlasti võimule, aga tähtis on see, et see kongress jääks ikkagi ka siis vastavalt vabariiklaste kontrolli alla, sest et kui sul kongressi tuge ei ole, siis ega on väga raske seadusi läbi lükata. Et ehk siis, kui Trump kaotab vahevalimised, siis tal on palju raskem midagi muuta, ütleme, USA-s ja maailmapoliitikas. Sa Iraani staatlimisanda? Kui on küsimusi, võin vastata. Mina ei oska küsida, sest ma pole seal käinud, mul pole mingit aimu. Ma lihtsalt see, mida ma tean, küsisin ära, sa vastasid ära mulle, nii et seda seal ei tule ja meie negatiivne hoiak selle riigi suhtes on
siis adekvaatne. Et ma küsin, et seal Memphises olid siis suured tänava, kas need lahingud, aga no vähemalt seal käsipidi politseiga koos oldi ja osa ütleb, Trump isegi ütles, et need on sinna veetud inimesed raha eest, isegi öeldi ära, et palju seal võid teenida, $10 tund. Et rohkem ikka. isegi rohkem ikka, jah. Ja. Et kas see oli siis fabritseeritud üritus, et seal siis korrakaitsjatega, Trumpi korrakaitsjatega oma jõudu ja tahet näidata? No need on need niisugused, kui me rääkisime ennem Antifast, siis need ongi niisugused pool sõjaväelised organisatsioonid, no mis on jällegi rahastatud, nagu me ennem ütlesime, ka JP Morgan on seal taga, suur pankur, siis pangandushiid, Walmart ja autotootja Ford. Kui me vaatame nüüd seda, mis seal Minneapolises toimub ja vaatame näiteks seda siin, kui ennem oli mõni kuu tagasi olid need niinimetatud no Kings meeleavaldused, siis FBI avaldas siis täpselt, kes need toetajad olid, kes rahaliselt siis selle asja käima panid, olid siis jällegi samad, nagu mida võite ette kujutada, oli 4 põhilist toetajat olid juudi organisatsioonid, täiega avalik info, mida võib minna ise vaadata, Walmart, jällegi Ford, ja kui seda näed, kes seal taga on, siis on selge see, et üritatakse tekitada, ütleme sellist uut BLM-i ehk millega lüüa siis sassi jälle järgmised valimised, nii nagu BLM oma ajal tegi. Siiamaani ei ole see neil läbi läinud, sellepärast et suurem osa Ameerika inimesi on tegelikult väga isutäis nendest, täis illegaalidest ja mis kuritegu sinna korda saadavad siin, et see ei ole naljaasi ja need, kes on tahtnud paberid korda teha, on seda teinud juba. Nii et kui siin viimased küsitlused ütlevad ikkagi seda, et 75% inimesi toetab sellest, et need, kes üle piiri jooksnud on, tuleb välja visata, siis nii see asi ka olema saab. Kas see on organiseeritud 100%? Siin on, meil on selline ajaleht nagu Craigslist, võib-olla nagu kuldne börs Eestis. Siin tuleb tihti igasuguseid teateid, et näed, et see on tulemas, kas on Elon Muski vastu üritus või on siis Trumpi vastu üritus või on siis kuskil mujal üritus, et bussid võtavad teid peale, viivad kohale. Ma nägin isegi siin samas meie linnas Rockvillis siin oli see kuulutus, et oli Elon Muski vastu, Teslade vastu ja läksin huvi pärast vaatama, palju seal inimesi siis oli. Heal juhul oli seal 10-15 inimest kokku. Aga muidugi televisioonis esitleti seda kui suurt Trumpi vastast väljakäimist. Ja need hinnad, mis makstakse tegelikkuses, on ikka palju suuremad. $10 ammu enam midagi ei tehta. Siin on ikkagi miinimum 15, mida välja käiakse, aga tavaline on 25. Ja kui sa oled nõus ka siis vastavalt füüsiliselt ütleme tõuklema, siis saad kuni seal $50 tunnis. Nii et paljud inimesed niimoodi, et nad võtavad selle päeva vabaks, lähevad ja teevad oma siis selle, ütleme, et seal taustal 4 tundi, mis sa pead kohal olema, teevad oma selle ära ja lähevad tagasi. Kui panete tähele, siis nendel üritustel kõik need plakatid, asjad on juba ammu ennem valmis trükitud, kõik on ühtemoodi. Mitte mingisugune rohujuure tasandil niisugune üritus ei oleks selline, kus sul kõik on ilusasti välja prinditud, kõik on ilusasti tehtud, plakatitel sabad taga, kõik on täpselt ühtede samade sõnumitega. See on selge, et see on fabritseeritud. Ja muidugi siin näiteks Minneapolises tuli välja seda, et suured rahad on liikunud ka Hiina poolt. Loomulikult Hiina tahab destabiliseerida USA-d nii palju kui võimalik. Et enne nad tegid seda fetanüüliga, nüüd on fetanüül põhimõtteliselt USA turult ära kadunud. Eks nad üritavad siis teistpidiselt ja üritavad oma inimesi ka ettepoole saada, neile, kellele siis vastavalt rahad ennem liikunud on.
no nüüd ma kuulen sinu käest esimest korda ja ma arvan ka meie Kagu raadio kuulajad, Youtube'i vaatajad saavad nüüd teada, et hiinlased ka seal osalevad, sest Eesti Televisiooni uudised ei räägi sellest midagi. Noh, jah, see käib ikka globaalne madin käib siin, ütleme globalistid versus ütleme USA patrioodid ja noh, igatepidi üritatakse noh, kaika kodaratesse loopida, et see asi ei õnnestuks, sest et on selge, et Donald Trumpi ei ole võimalik ära osta, ei ole võimalik mõjutada. Ja noh, kui praegu vaadata, kuidas USA majandus tõuseb ja Euroopa majandus kukub, siis noh, on selge see, et väga palju on varva peale astutud, et noh, Hiina, ütleme need tuulikud, päiksepatareid, need on kõik on päikse, siis need paneelid on siit turu pealt nüüd jalga lasknud. Ja noh, kedagi see asi enam ei huvita. Mina olin väga üllatunud, kui Trump ütles, et need tuulikud nagu meilgi siin kõik tahavad püsti panna. Ütles, et Hiinas ei ole neid kuskil näha, et meile ei räägi keegi sellest midagi ja kui sina ei räägi, siis me ei teagi midagi. Et meil tahavad kõik neid tuulikuid püsti, päiksepatareisid, mida pool aastat kasutada ei saa ja tuulikuid ka, need pole tuultki olnud. Ja Hiina ise ei pane, aga kibe neid varuosasid müüma, ainult detaile. Ja noh, eks see eluiga ole kah niisugune asi, et isegi siin meie kliimas, noh meie põhimõtteliselt laiuskraad on sama, mis on Türgi, kus mina elan, siis siin peaks palju päikest olema, aga jällegi siin võib ju, kui tuleb rahet, siis on nende päiksepaneelidega asi õhtal, kui läheb väga külmaks, siis need tuulikud ei toimi ja noh, ma tean inimesi, kellel on nagu suur probleem, et nad ei saa enam oma maju müüa, sellepärast et neil on pandud need päiksepaneelid peale ja kindlustused ei taha kindlustada. Mille pärast ei taha kindlustada on sellepärast, et kui on tulekahju, siis tuletõrjekomando ei hakka sinu maja päästma, vaid üritab päästa kõrval asuvaid maju, sest et on liiga ohtlik sinna majja sisse minna. Nii et noh, need probleemid on nagu tõsised ja ma usun, et ka Eestis inimesed avavad silmad ja saavad aru, et see tuule ja päikse elektribusiness on olnud täielik pettus. Et okei, neid võib natukene olla, aga noh, nii nagu sinna Eestisse planeeritakse neid maailma kõige suuremaid tuuleparke, on selge see, et see viib ainult elektri hinna nagu absurdi kõrgusesse, mis teeb inimesed veel vaesemaks. Et mulle küll öeldakse seda, et ära muretse Eesti siis elektriarvete pärast, et me saame hakkama, siis noh, minu meelest see on nagu köis kaelas, et elektrit on sul kogu aeg vaja, aga kui sa pead ikka $1000 maksma või 1000 eurot maksma elektri eest kuus, siis noh, ma arvan, et Eesti palkade juures see nälg on päris kiire tulemas. Selge, aitäh sulle, hea Maik Kalamus, suur tänu ja sinuga on meeldiv rääkida, sa hakkad kõikidest teemadest rääkida, eks harid ka ennast väga palju ja suur tänu sulle ja palju-palju jõudu ja edasi. Aitäh teile, head Kagu raadio ja Youtube'i kuulajad, see oli Toomas Pauri autorisaade ja olge siis alati kuuldel.